see vesi on pärit siit tehasest. Värska RMKs on oma allikas. Vaatame järgi, kuidas vesi mekib. Oppa. Oh, hea külm. Väga hea vesi. Mingi lahe koht. Siin antakse seto pudru. Kardulas ja porgand ja liha on pudru sees. Siuke väga hommikusöök tuleb. Ettekandja, kes mulle pudru-ludru tõi, küsis kohe, et noh, kuhu tripid? Just lõunast põhja ja ütles, et ta elab ise Tartus ja sõidab siia tööle. Et noh, päevaga põhjus tuleb kohale, mõtlesin, et palju siis kiltsa on, et 86 kiltsa. Mõtlesin, mis rattaga, et kas maanteratas, et tal oli maanteratas, mis maa ostis Graveli endale. Et noh, ja kaua sa siis sõidad, on ju, siis 3,5 tundi sõidab. Et tuleb välja, et on samasugused hulle veel nagu mina, et ma ei ole ainuke. Ma leidsin venna endale. Tuled, sõidad üle silla ja siis vaatad granaadikast. Vaatad, mis asja. Okei. Võtad lahti. Granaati pole, aga siuke info. Ehk siis miks oli vaja ehitada sild? No võt. Paar kaadrit siis kohalikust külaelust. Mingid onud varastavad bensiini siin. Et kui ma vaatan Kiiu maju ja neid maju, siis Kiius on täpselt samasugused. Et eks ta nõukogude ajal ole ehitatud tüüpmajad. Ossa, tšiks sõda. No vot, see on mõneväe märgune nagu. Vägev. Aga ei sellest teha, et siin ei ole ainult glamuur ja sära. Siin on ka nõukogude aegset värki. Teate, mis asi see on või? Turunduses nimetatakse seda partisani turundusvõtteks. Inglise keeles öeldakse selle kohta guerrilla marketing. Kunagi oli Hansapangal oli Knapasnaki reklaam samamoodi, et pandi seda roti kuju igale poole spreiga. Aga see oli natuke vandalistlik ja siis Swedbank sai natukene ei. Tšeki velge. No see on nüüd küll kurb vaatepilt talupojale, kui ta saak lihtsalt ära kuivab. Tegelikult on nagu räigelt kuiv. Et noh, kuiv hernes ei müü, värske hernes müüb. Kuskil küla Karu-Kaunas on ka illuminaadid. Vahivad, mis maailmas toimub. Uusinitsad Sääsoon. What the hell is this? Vene traktori haagis 2 PTS4 on saanud väga modernsed rehvid. Näeb kuidagi väga väga naljakas välja. Kohalik väike koop.
jalgratta ja tsiklimatkajad kulutavad hunnikuga raha varustuse peale selleks, et veeta aega nagu kodutud. Teile ka kõik head. Tahtsin saapaid näidata. Saapad on sellised. Siia paned oma kalossi sisse ja lähed sõidad. Millal saaksin ma mustlasena maailmas ringi veel rännata. Kuidas su põlv elab? Töötab. Valu pele. Kuidas sa magasid? Uni oli pikk ja hea. Kuhu sa lähed? Homme hommikul Piirissaare saarele. Slava Bogu. Slava käsi. Ikka päris vägev küla. Siin kasutatakse sibulat vaikselt, et olen nagu Peipsiäärde sattumas. Vaatad Vene tehnika, Vene traktorid, särgid, värgid ja siis järsku vaatad valaa. Siin elavad küll mingid börsikauplejad reaalselt. Maarjamaa. Kole ilm. Saar, mis kuulub Venemaale. Mul on kaasas selline asi. Ühed isegi naarsid selle üle, et miks sul monokular kaasas on, et kus sul on niigi nii vähe raskust, mida veel kaasas kanda. Ja mõtlesin, aga tead, kui äge on? Lähed kuskile tippu ja tahad midagi vaadata. Tahad vaadata Venemaal, mis toimub seal külas, siis võtad monokulari ja vaatadki. Piirivalvetorn. Radar käib. No võt, Vene küla. Siis kui sa sööd hallutsinoogeenseid seeni või LSD-d, siis kõik majad muutuvad selliseks. Vaatame. Keegi kodus ka. Opa. Привет. Sibüllä. Kartulas. Raps. Oho, lähme teeme. See on see bussipeatus, kus ootab Sammalhabe bussi. Jõuad Räpinasse ja siis vaatad, siuke on väike maakohake. Et noh, uhked Saksa autod on moes ja ülbed rullnokad ja siis reaalsus on see, et tüüpid on lihtsalt paat maja ees. Joo, tšekkime paati. Opa. Keegi on jälle endale LSD maja ehitanud. Aga linni sellest on täitsa kena, et jällegi meenutab siukest Kuressaarelikku ja Haapsalikku, noh, õhkab sellist mõnusat hubasust. Et samamoodi nagu Võruga. Võru oli samamoodi siuke armas linnake. Hästi tore. Et vägevad linnad on siin tegelikult niimoodi ringi sõites. Ma kui suur Vene tehnika austaja imestan, kuidas ühel vennal on lihtsalt põhimõtteliselt uued trakatsid tagahoovis. Mõtlesin, et käiks Räpina sadamas, aga tegelikkus on see, et kõva vihmatorm tuleb kohe peale, et ei jõua täna sinna,
kuhu soovisin minna tänu vihmale. Aga noh, mõnikord juhtub nii.